Tulgem kokku õekesed, tulgem kokku õekesed, tulgem kokku katsumaie, tulgem kokku katsumaie. Kas me hääled ühtelevad, kas me hääled ühtelevad? Kurgud kõrges kõlisevad, kurgud kõrges kõlisevad. Meie ühe ema lapsed, meie ühe ema lapsed. Ühed sündinud südamed, ühed sündinud südamed. Ühel piimal meid on peetud, ühel piimal meid on peetud. Ühel kakul kasvatatud, ühel kakul kasvatatud. Ühel võil meil võõrustatud, ühel võil meil võõrustatud. Ühel leival lepitatud, ühel leival lepitatud. Kas me hääled ühtelevad, kas me hääled ühtelevad? Kurgud kõrges kõlisevad, kurgud kõrges kõlisevad. Meie ühe ema lapsed, meie ühe ema lapsed. Ühed sündinud südamed, ühed sündinud südamed. Ühel piimal meid on peetud, ühel piimal meid on peetud. Ühel kakul kasvatatud, ühel kakul kasvatatud. Ühel võil meid võõrustatud, ühel võil meid võõrustatud. Ühel leival lepitatud, ühel leival lepitatud. Tulgem kokku õekesed, tulgem kokku õekesed, tulgem kokku katsumaie, tulgem kokku katsumaie. Kas me hääled ühtelevad, kas me hääled ühtelevad? Kurgud kõrges kõlisevad, kurgud kõrges kõlisevad. Meie ühe ema lapsed, meie ühe ema lapsed. Ühed sündinud südamed, ühed sündinud südamed. Head Kuusalu valla inimesed! Järjekordne lehekülg Eesti Vabariigi ajalugu on tänaseks valmis kirjutatud. Need kirjanikud oleme olnud meie Eesti inimesed. Jaan Kross on öelnud, meid eestlasi on niivõrd vähe, et iga eestlase siht peaks olema surematus. Milline on see sõnum, mille endast maha jätame? Kas meie tööd ja tegemised kõnetavad järeltulevaid põlvkondi ka 100 aasta pärast? Targalt ja armastusega toimetades jääb ka meist, mida uhkusega pärandada. On oluline, et igaüks meist panustaks, eelkõige inimeseks olemisega. Vajame mõistmist ja üksteise tuge. Eesti rahvas on arvult väike. Seepärast ei tohi mitte ühegi inimese saatusele käega lüüa. Nii on öelnud president Toomas Hendrik Ilves. Oma kogukonna tugevuse suudame säilitada, kui võtame vastutuse oma tervise eest, seadmata ohtu kaaskodanike, kui märkame ja abistame keerulisse või ebaõiglasesse olukorda sattunuid ning kui panustame oma kodu, perekonna ja lähedaste igapäevaelu turvalisusse. Oma tööd armastusega tegevad inimesed on tõeline väärtus,
meie riigi kestvuse alustala. Hiljuti sattusin kokku inimesega, kes jagas värskeid muljeid tänavuselt hõimumarsilt. Ilus sündmus, sest inimesed olid lihtsalt õnnelikud, ütles ta. Kogukonnana saamegi nii üksteisele toeks ja olemas olla, tehes asju, kus võime kogeda, et oleme koos ning tunneme sellest rõõmu. Head Kuusalu valla inimesed! Eesti Vabariigi 104. aastapäeva auks korraldatava kontserdi Kuusalu vallas sisustavad meie inimesed. Ühise armastuse ja hoolimise toel valminud etteasted on suurepäraseks tõestuseks, et Kuusalu vallas hinnatakse kõrgelt meie rahvuslikku kultuuri ja ollakse selle üle uhked. Kontsert jõuab teieni filmina, et võimalikult paljudest esinejatest võiksime rõõmu tunda, üksteise tervisest hoolides, nagu praegusele ajale kohane. Soovin, et läbi selle südamliku ja helge kontserdi jõuaks teie südameisse ning kodudesse peomeeleolu ja äratundmisrõõm. Head vabariigi aastapäeva! Elagu Eesti!
Tusse, riigiametnik. Messe Kolga muuseum. No mis siis nüüd nii kõrgeid külalisi meile toob? Pidu on tulemas, kõigil on ju kingitusi vaja, taidlejad, vallavanem, no kõigile. Ja seal Prillitopsis oli ju nii ilus saade teist ja näitas, et teil on nii palju toredat nodi, et äkki aitate hädast välja. No muidugi aitan, vaata, mis meil on. Hea vallarahvas, teid tervitab vabariigi aastapäeva puhul kergemuusikakoor Hea tuju esmaspäev. Elagu Eesti! Kus on paik, mis kõige parem, kus on koht, mis kõige kenam, olgu linn või talutare, koju kipud kõige enam. Olgu linnas, külas, metsas, olgu avar, olgu kitsas, kodus alati on õdus, siis kui pere kokku tuleb. Teekond algab, lõpeb kodus, kodulaten kuldselt põleb. Kodusein sind kurjast kaitseb, ootab pärast rändu pikka. Oma ema võileib maitseb, kõige magusamalt ikka. Kõrge kuus mul läve ees
on mu kodumaa. Juuripidi minu sees on mu kodumaa. Kasevari rõhu peal on mu kodumaa. Salamärgid tohu peal on mu kodumaa. Pihlamarjad pihlapuus on mu kodumaa. Mõrkjas maitse neist mu suus on mu kodumaa. Minu arust on üks väga tore kingitus pihlapuune lusikas ühele naisterahvale. Tegelikult igal naisterahval võiks olla selline pihlapuine lusikas ridiküllis, sellepärast et pihlakas on eestlaste püha puu. Tema annab sulle maagilise kaitse kõik kurja silma ja needuse ja igasuguse võluväe eest. Ja väravasse istutas ja kindlasti pihlakas, sest see hoiab ära punase kuke, äike ei löö sinu majja. Ja teiseks pihlakase lusikaga ükskõik mida sa segad näiteks piima või toitu, see ei lähe mördima, see ei lähe hapuks. Pihlapuine lusikas on sellise võluväega ja see pihlaka marju, hästi palju K-vitamiini ja pihlakas on ainukene mari, millele Jeesus ise on teinud ristimärgi otsa. Ainukene mari, mis on ristimärgiga. Just. Ja on preili abielus. No, tegelikult ei tasu üldse muretseda, sellepärast, et see sügis oli hästi palju punaseid pihlakaid seal puu otsas ja siis öeldakse, et saavad vanatüdrukud mehele, nii et oot, et mõõdukus ikka eelkõige, et ma mõtlesin siis ikka väiksemat lusikat nüüd ridikülli. Loogiline, just. Aitäh. Vaata, teiseks kingituseks mina soovitaksin sinule sellist Põhja-Eestile iseloomulikku naiste pottmütsi. Siidriidega kaetud, näed, ilusad lindid on taga. Proovime seda sulle pähe. Vaata ka need karvad, et sinu endal need lendavad karvad, et naised on ilusasti sileda peaga. Nii, mina panen sul siit selle, näed, siin ees on ilus treemel. Nii, oota, see treemel peab jääma siit paistma. Surume selle sulle pähe ja treemel on nüüd selline pits, mis iseloomulistab abielu neist. Aga need karvad ja ära nüüd niimoodi seisa, selg sirgu, õlad taha. Vaata, selline peakatte tegelikult ikkagi vääristab naist, see teeb kohe rühi heaks.
ja kui 1885 52 peret rändas Venemaale välja meie Kolgarannast, siis vanad eided istusid sellise pottmütsiga koorma otsas ja vene külarahvas jooksis kokku vaatama, et oi, see on kindlasti nende kuningas, kukkus koogutama ja kaagutama niimoodi selle ees, et vaata, kuninganna tuli. Tunned ennast väärikalt? Lõõts käksatab korraks ja lahti lööb loo ning pidu ja pillerkar sisse saab hoo. Vals tuttav on, mida sa ihkad veel hing, jupp põrandal tantsijast moodustub ring, kus papa ja mamma ja tütreke noor ning vanadat memmega keerlevad koos, kus papa ja mamma ja tütreke noor ning vanadat memmega keerlevad koos. Sest tantsus on seadus, et vahetub paar, nämini ja pihta seal pitsitab vaar ja väimehe lähmitäis silmad ja suu, tal lämmaga ees seisab jällegi tuur. Nüüd äia ta keerutab miniga koos ja papal on partneriks tütreke noor. Nüüd äia ta keerutab miniga koos ja papal on partneriks tütreke noor. Samast lihtsam see perekonna valss on kõigile teada ja tuntud see tants, kus õiglane saatus sul partneri toob. Ta peale ei hakka, ei aastad, ei mood, las põruda põrand ja rappuda ruum, las soeng läheb segi ja turi on kuum, las põruda põrand ja rappuda ruum, las soeng läheb segi ja turi on kuum. On lihtsamast lihtsam see perekonna vass, on kõigile teada ja tuntud see tants, kus õiglane saatus sul partneri toob. Ta peale ei hakka, ei aastad, ei mood. No näed, ühte kingitust, mida soovita, mis sa arvad, mis asi see on? Nahkkott. No pole paha, aga kas ainult nahkkott? Ma vaatan sisse. Mis asi see siin No, on? mis Nagu see mingi sees on? toru ja ei tule nii hästi väljagi. Jah, piip. Ja vaata, kui omapärane piip. Ja siin see on piibunõel. Nii, aga nüüd miks kuusalumehed on olnud kuulsad oma omapäraste piipude poolest, sest piibul on hästi sügav kaha. Midagi kahaneb. Ei, piip koosneb kahest osast, näed. See on piibuvars ja see sügav, kus sa paned selle piibupuru, see on kaha. Ja miks see oli sügava kahaga? Sellepärast, et pärisori ajal meesterahvad võisid teha 3 korda päevas piipu. See tähendas tööst puhkamist. Ja mida sügavam on see piibukaha, sa hakkad seda urgitsema, sa võid võtta selle nõela, selle vana tubaka sealt välja urgitseda. Nii kaua, kui sa seda urgitsed, mida sügavam kaha, seda kauem sa teed. Nüüd sa hakkad piipu täitma ja mida sügavam kaha, seda kauem mees puhkas. Oota ära sealt, võta seda tubakat. Tubakas on ka valmis siin tubakakotis. Kott on ka nii sügav, et siit saab ka veel lisaaega ja nüüd hakkad seda täitma. Nüüd võtad selle piibunõela ja selle tagumise otsaga surud kõvasti kinni. Vot nii. See tuleb korralikult teha, mida aeglasemalt teed, seda kauem sa puhkad. Eks ole, ja tubakas ka veel. Ära nüüd unusta, et tubakas on mõnuaine ja tegelikult ikkagi tubaka suitsetamine kahjustab sinu tervist. Nii et. Aga piip on ilus. Ja kingitus on ilus.
meil aiaäärses tänavas. Kui armas oli see, kus kaste heinas põlvini me lapsed jooksime, kus ehani ma mängisin küll lillerohuga, kus vanataat mind käe kõrval tõi tuppa magama. Küll üle aia tahtsin siis ta kombel vaadata. Laps oota, kostis ta, see aeg on kiir küll tulema. Aeg tuli, maa ja mere pealt. Silm mõnda seletas, ei poolt ja armas polnud seal kui küla tänavas. Nüüd see kõige suurem mure. Ma lähen valda, mis ma sinna viin? No see pole mingi mure, tühine mure, leiba. Muidugi viid leiba. Leib on ju kõige alus, tööd ja leiba on meile vaja. Jätku leiba. Kelle suu matsub. Ja, kes on minu leivaisa on Vald, kes sinu leivaisa on? Riik. Riik. Jah. Mina töötan, mulle igapäevast leiba annab muuseumitöö, aga kellena sina töötad? Riik. No, riigiametnikuna jah, istun linnas. Nagu priileiva süüa siis või? Ei, mis asja, ei. Pigem nagu, et leiba luusse laskma. Leiba luusse laskma. No selge, et aga kui see nüüd on leib on peamine asi, siis kõik muu elus on leivakõrvane. Et aga ma soovitan sulle, te kindlasti võta kaasa siit, näed, paks soola. Soolaleib, jah, just. Aga kas sa seda tead, mis on leiba ühte kappi panema?
jaa, tean, abielu. Just, näed, tubli tüdruk. Ma annan sulle siit letialust kaupakannet lahustavad. Ja vast võiks veel. Punast kala ja üks lihakonserv sulle. Võtan selle ka veel mõned magusad asjad ka, ega kellele siis magus ei meeldi. Aitab küll. Nii, siis võiks veel... Küünlaid ära unusta. Küünlaid tuleb võtta ja tikku. No võtaks kohe tikke rohkem, ega see ei lähe odavamaks. Ja siis ikkagi midagi kurgule ju vaatan, et päris hea valik. Märjukest näed, pudel keefiri ja 2 pakki piima ja... No see on nüüd küll juba võta see. See on 5 rubla ja 30 kopikat. Kas maksate sularahas või kirjutan võlaraamatusse? Kui see olemas on, siis ikka pane lehele. Ja võib panna riigiametnik, veel parem, lihtsalt riik. Laenuleib ja laastutuli, need on kiired põlema. Ma arvan, et üks selline väga ilus klaarriidest põll sobib väga hästi kingituseks. Vaata, see on rahvariide põll, kuhu seal oma ja vaata, kui ilusasti tikitud. Et proovime sulle seda ette. Põlle kandmine on tänapäeval jäänud tegelikult täiesti unarusse, mis on minu arust põll on väga tänuväärne asi. Kas sa tead, mida põllega kõik saab teha? No, saan ennast tuulutada. See tundub väga koomiline, et päris nii see ei ole, et põll, näed, kui ma sulle siia ette seadsin, see tegelikult kaitseb sind maagiliselt, kõik sinu naiselik on siin põlle all peidus. Minu pühakoda. Just täpselt, et see annab sulle maagilise kaitse. Ja teiseks põll on praktiline, kuna no näiteks, kui sul on käed mustad, sa saad kähku põlle sisse käed ära pühkida. Või siis, no, on hästi palav pühi digi sellega. Või no, kas või kui nutad, no saad pisaraid pühkida, eks ole. Ja näed, kui sul on põll ilusasti ees, kõik sinu 5 last saavad põllepaelast kinni hoida ja seisavad või poevad siis emme põlle alla peitu.
et mida põllega veel saab teha, näed põllest, kas sa rüppe oskad teha? Nii, võtad põlle niimoodi kokku ja pühid põlle sisse, näiteks kartulikoored siit ära. Ja lähed sellega otse lauta, viid sigadele, kallad sigadele ette künasse, aga ära sa nüüd tühja põllega tagasi tule. Tee uuesti rüpp ja korja pesast näiteks kõik munad ära, et tood tuppa mune. No põlle sisse näed, kui sul on käed väga mustad, sa saad kähku oma käed ära kuivatada või siis tõesti, kui põlle alla ära peitu, keegi tuleb külla, sina seisad niimoodi põlle, käed on põlle all. Oi, pott hakkab keema, vajakindaid ei olegi vaja, näed, võtad selle poti niimoodi, valata ära, paned lauale tagasi. Kord igani logani sõitsin ma oma vana uues vankriga. Küll üles pidi mäe, küll alas pidi mäe, et tolmupill käis üle pää. Küll üles pidi mäe, küll alas pidi mäe, et tolmupill käis üle pää. Mul vastu tuuli neiuke ja astus tee pealt kõrvale. Tal kuna oli palg ja kerge oli jalg, ning seisma jäi minu noorukene sälg. Tal kuna oli palg ja kerge oli jalg, ning seisma jäi minu noorukene sälg. Ma neiu sülle haarasin ja vankri peale vinnasin. Siis musu võtsin naks ja tahtsin saada kaks, sain vastu kõrvu pliks ja plaks. Siis musu võtsin naks ja tahtsin saada kaks, sain vastu kõrvu pliks ja plaks. Kord ligani logani sõitsin ma siis ära kurva meelega. Küll üles pidi mäe, küll alas pidi mäe, kuid neiukest ei musutama lähe. Küll üles pidi mäe, küll alas pidi mäe, kuid neiukest ei musutama lähe. Vaata, milline uhke kasukas. Kasukas või kuub, enne vanasti Kuusalu kandis öeldi üleriide, meeste üleriide kohta laabruk. Et aga selline kasukas, paneme sulle selga selle, vaata, lambanahkne kasukas. Et kuidas, mille poolest Kuusalu laabrukid olid erinevad, sellepärast, et nendel olid hästi suured ja sügavad taskud. Põhjatud taskud ja sellega oligi niimoodi, et kui midagi võrreldi nagu suure asjana, et sul on nii sama suur suu kui Kuusalumehe kasuka tasku või sul on sama suur rahakott nagu Kuusalu uue tasku. Et see oli nagu võrdlus ise, sest need taskud olid nii meeletud sellepärast, et seal pidi olema sees nui. Ja miks see nui oli kaasas? Vaata, kui mees läks tegelikult ikkagi laadale oma asju müümas ja kui ta tuli nüüd tagasi, läks kääniku kõrtsi sisse, see oli pooletee kõrts, võttis toobi kangemat ja puhkas jalga, siis keegi kleepis ikka ligi ja küsis ree otsa peale, et kas saab sõita ja tee peal tungis kallale. Ja nüüd oli mehel hea võtta ja pähe panna lõks. Et sellepärast olid need taskud nagu põhjatud, et siia mahuks ära selline, mõlemasse tasku võib panna sulle sellise kaitsenuia.
et nüüd tead, kui keegi võrdleb midagi, et kuule, sul on nii suur suu nagu kuusurmehe kasuka tasku, siis tead, mille järgi see on tulnud. Kasukas on nii raske, et juba on käsigi raske liutuda, et tugevad mehed, need Kuusalu mehed. Tugevad mehed. Kuule, aga veel mõned kingitused, näiteks Miiu vinkel või köie kutsikas kellelegi või no aga võta see ropsimõõk näiteks. Aga võta siis Peeru harp. Kohe aita. Kus sa nüüd kiirustad? See on muuseumi vara eksponaadid, sa pead need tagasi ka mulle tooma. Mäletan, eks ole, see laenuleib oli ja mäletan. Aitäh, suur aitäh ja palju õnne meile kõigile. Aga tagasi ootan teid. Eesti Vabariik saab juba 104-aastaseks. Palju õnne talle ja meile kõigile. Kuusalu vald on teadupärast väga suure merepiiriga vald, sellepärast me valisime oma lauluks Meremees. Ja meile teevad kaasa muusikakooli kitarriõpilased Juliana Kuklini juhendamisel ja solist Jaanus Nõgene.
lass das träumen, denk nicht an zu Haus. Seemann, Wind und Wellen rufen dich hinaus. Seemann, lass das träumen, denke nicht an mich. Seemann, dann die Fremde wartet schon auf dich. On kividel hangedest mütsid ja valge on kadaka kuub. Rannal kõrguvad ajujää vallid, üle välja käib lumine luud. Mõtete mäel kuuvalguse klaasist kellatornis, härmalillede hääletu helin. Lumine päike kui talvine jõhvikas punetab soo peal. Härmas kaske teeb pitstikandiks valeval linal leevikke. Valged on põõsad ja valge on lumi, valge mu mõte ka. Üle härmatand maa, kõrgete kellade kumin. Kuulan hardalt ja keeletult. Olen pisem ja arem ning ma tahaksin meeletult olla enesest parem. Lumine vaikus on Eestimaa üle. Kuula, ei lõppu, ei algust. Vereva päikese valgust metsad kui võõraslast hoiavad süles. Lume all nurmed ja võsad ja teed, lume all niitmata heinad. Lumega kaetud kõik sood ja veed, sügavad rõõmud ja leinad. Merre on voolanud mullused jõed, madalaks vajunud tunased tõed.
vaikuses valmiv ja uueks saav. Ootlik on tüvi ja käbi. Lahtine oja kui lahtine haav valutab vaikusest läbi. Lumine vaikus on Eestimaa üle. Sa oled nii väike, Eesti, mu kodumaa, aga mul suuremat pole, muud ma tahta ei saa. Siin sündisin sinust, paesest, tuulisest maast. Mulle kinkisid maise elu, kord ma uuesti sinuks saan. Minu jälgi sinusse jääb, laulus kestab mu tee, juurte ja latvade läbi heliseb kaua see. Nõrkuses murdun su ligi, verega tunnen sind. Jõudu tõusmiseks annad, isa-isade pind. Oled mu rahva kodu, ainus ja püha sa. Teist mul tõesti ei ole kui sina, mu Eestimaa. Tuisk jookseb võidutuisuga, ei teine teisest mööda saa. Üksteise ette tõtavad, üksteisest nad maha jätavad. Ma vaatan, kuni vesib silm. Mu mõte tuleb vaimu ilm. Tuisk jookseb võidutuisuga, ei teine teisest mööda saa. Meid saatnud vaikuste helin ja tähte säravad ööd, kuu kumased lumitan metsad ja vaiksed kaugele teed. Me oleme Põhjamaa lapsed, 2, meie mõlemad. Jääb lume kargelt põue, meil südame sügavam õnn ja südame sügavam valu, nad ainult aimata on. Jääb igavest ütlemata, meil südame õndsam õnn ja südame sügavam valu, mis vaikiv kui igavik on. Kummelid, kaev, tuul logistab ämbrit. Jalgtee, tuppa ja lauta viiv. Koer haugub kuudis. Pilvede minek. Taeva täis valgust ja silmapiir. Kui hea, et kõik on alles. Härmatanud oks üle tee, jää üle sügava vee, kuljuse hääl üle ree, rõõm üle hõõguva lee, kodumaa. Mis seal siis on? Üks paju, üks kustumas jõgi, üks väsinud maja, üks lumiste takjate ala, üks katkine trepp, üks kaugene mets. Kõik. Päikeselill puhkeb küünlagu udude vahel. Värbude laulus on kuulda ärevat ootust. Talve ja kevadet seob lumesalalik ahel. Külmunud lülide vahel idaneb lootust. Õhus on aimdus, et hanged kord taganevad, kuigi on koidikul pakasenäpistus palges. Silmad ja süda hardusse avanevad. Sünnimaa sünnipäev. Eesti on sinimust valges. Kodused värvid, lumekülm puhtas süles,
usk ärkab valguseks kahtluse pimedust võites. Jumala õnnistus laotab Maarjamaa üle, päikese lille tuhandeis kuldsetes õites.